oli kojameeste töövahendiks luud ja kühvel, et tänavaid korda saada, siis nüüd on selleks lehepuhur. Ja no kujutage ette, kui hommikul kell 6.30 keegi teie akna selle masinaga just sellist häält teeb. Ma arvan, et inimesele kahju on suurem kui isegi loomadele, sest et loomad näitavad üles teatavat paindlikkust ja oskavad kohaneda, aga inimesed on oma harjumuste ohvrid ja kui nende aknadaga kell 7 või mõnikord isegi 6:30 hakatakse seda tolmu taga ajama, siis mõnigi võib pahaseks saada. Seda lugu tehes võtsime ühendust ka mitme tänavapuhastusteenust pakkuva ettevõttega, kes kommentaarides keeldusid ja ütlesid, et see teema ajab inimesi lihtsalt vihale ja et nende kojamehed on saanud lehepuhuritega tööd tehes lausa tapmisähvardusi. Peamiselt haljastustöödega tegeleva ettevõtte Vikatimees esindaja selgitas meile, et lehepuhurite tulekuga on justkui kojameeste jaoks elekter leiutatud. Tähendab seda, et see on kulutõhus ja efektiivne viis kokku ajada. Et täna, kui me kujutaksime ette, et kojamehed kasutaksid igapäevaselt neid harjasid, siis nad ei jõuakski lõpuks oma tööga valmis. Tegelikult võidab ju sellest tarbija, kuna töö saab kiiremini valmis, inimene peab vähem tööd tegema. Tartlased, kellega sel teemal linnatänavatel juttu tegime, aga olukorda nii positiivselt ei näe. Luuaga märgatavalt vaiksem seda teha, aga kas neid just peab niimoodi kõvasti tegema, see on linnavalitsuse vast käsk või mugavus või kiirus, miks nii on otsustatud? Ega see luuakraapsu peale on meil tulnud ka kaebusi. Teate, kui ikkagi hommiku tõmmatakse luuaga kraaps. Toob välja Tartu linnamajanduse osakonna juhataja ja selgitab, et kuigi suveperioodil on öörahu südaööst kella 6 hommikul, siis vastu tulles linnakodanike palvetele lubab linn oma lepingupartneridel lehepuhurid tööle panna veidi hiljem. Ja kella 7 hommikul on lubatud siis töövõtjatel nendega siis tööd teha. Teie professorina, mida teie soovitate, et kuna ja kas üldse peaksime me sellega ikkagi siis tänavaid puhastama? Ei peaks. Inimesed on laisaks muutunud, et kui enne sa ikkagi püksid luuaga, võtsid asjad kokku, et siis sa lihtsalt nüüd teinekord puhud selle laiali. Ütleb Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru, et seesama üles puhutud tolm võib lõpuks jõuda meie hingamisteedesse. Samuti on lehepuhurite müral halb mõju meie tervisele. Kui see üles ärkad ja see lehepuhur on ja see ei meeldi sulle, et siis loomulikult su päev algabki vihaga ja siis sa oled häiritud ja siis sinu stressitase on kõrgem, ärevus on kõrgem või siis tegelikult hommikul sa ei saa ka selles mõttes hästi magada, et sa oled ärevil, millal nüüd hakatakse siis müra tekitama. Täna on lehepuhureid laias laastus 2 tüüpi, bensiinimootoriga ja akuga. Bensiinimootoriga lehepuhurid teevad rohkem lärmi kui need, millel on aku. Tartu on võtnud endale eesmärgiks, et mitte kasutada bensiinimootoriga puhureid, vaid akupuhureid, et neil on madalam selline helitase. Kuid kas lehepuhur ikkagi on mõeldud tänavate puhastamiseks suvisel ajal? Tegelikult lehepuhurid on ikkagi eelkõige mõeldud sügiseseks lehtede koristamiseks, nii nagu nimi ka ütleb. Selgitab Eesti ühe suurima aia- ja metsatehnika-poe saemeister müügijuht ja toob välja, et bensiinimootoriga masinate tööaeg on pikem ja nad on võimsamad. Samas akuga lehepuhureid on mugavam kasutada ja nad teevad oluliselt vaiksemat tööd. Suvel saab lehepuhurid kasutada ka tänavate hoolduseks. Meie soovitus kasutada neid masinaid, kui siis tõesti väga vaja on, kas siis hommikutundidel või õhtusel ajal, kui õhuniiskus on natuke suurem ja seda osakesi ei lendle.